wrong, I'll be here waiting on the other side. Don't look back, the road is long, the first days of the war gone. Take back the form of throne and turn the tide. 'Cause if you never leave home, never let go, you'll never make it to the great unknown till you keep your eyes open, my love. So tell me you're strong, tell me you see. I need to hear again, you promise me to keep your eyes open, my love. So show me your fire, show me your heart. You know I'll never let you fall apart. You keep your eyes open, my love. Keep your eyes. Keep your eyes open. Juba esimestel päevadel sain laua alla renditud ja sain ka 3 päevaga lauatamise selgeks. Sain ka selgeks, et Subaru oli sealkandis väga popp auto ja väga õige auto sellele kohale. Käisin ära lähedaldes linnades, siin on Tšindabeni järv ja Kiviväljad teel järgmisesse linna, Kuma, kui ma ei eksi. Tegin seal paberivärki ja muud asja ja uudistasin niisama. Leidsin ka ööbimiskoha nendele päevadele, kui ma kord nädalas Tšindabenis toidupoes käisin. Ja varsti sain tööle ka Karela mäehütti, kus ma siis ühelt kaasetuselt teise lauatama hakkasin. Pretty awesome weather. Pretty awesome. Snowboarding off from one shift to another. To awesome one first-timers. Esialgul chillisin lounge'is ja siin ma siis olen Shush-baaris, kus oli alati keegi esinemas. See gitarrist oli väga äge tüüp. Järgnevalt siis iga laupäevane torch run ehk siis tõrvikute jooks ehk tõrvikute laskumine pigem, kus siis kõik suusainstruktorid oma suuskadel tõrvikut käes mäe tipust kuni põhjani alla laskusid. Kahjuks seda vaadet ei olnud nii hästi näha, aga sealt, kus ma vaatasin ülevalt hotelli nii-öelda tornist, et oleks pidanud mäe otsa ronima maantee kohale vastas mäe küljele. Kuid jah, selline vaade siis on ilmselt traditsioon ka muudes maades, nii palju kui ma kuulsin muudes suusakuurortides. Ja kui seda terviklikult näeks, oleks päris lahe vaade ilmselt. Siin siis oli vahepeal lõigatud, nagu näha oli, kuna vahepeal jäid kogu tõrvikute teekond metsa taha, siis otsustasin seda klipid kokku lõigata. Niigi on seda pikalt siin.
mis seal ikka muud, kui esimesed nädalad läksid siis lauatamise ja töötamise tähe all. Pool ajast siis töötasin ja teise poole enamasti lauatasin, kuna ilmad olid ilusad külmad ja vahel ka tuulised, nagu siit näha on, et kui mäekohalt selline tolmupilv tõusis, siis teada oli, et mäe tipus oli nähtavus üsna halb ja vahest pandi ka liftid kinni. Siin siis ongi üks päev, kus ma nii-öelda tormiga sõitmas käisin, et siin on küll nähtavus okei, aga kui üle Nõlva sinna poole siis Nõlvast alla läksid, kus kaugemad inimesed olid, siis nägid umbes 10 meetrit ja ei eristanud maapinda ega õhku ja ei saanud aru, kui kiiresti sa sõitsid. Paari nädala pärast oli lauatamine nii selge, et otsustasin siis kiirusele keskenduda ja siis purustasin ka oma AC liigese, kuid see ei takistanud mul peol käimast just päev enne seda, kui vaba nädala sain. Nagu öeldud, sain peale õla vigastamist vaba nädala ja otsustasin minna külla Agnesele, kes ligi 900 kilomeetrit põhja poole elas. Tretpost välja sõites juuli keskpaigas, teisel poole alguses olid väljad juba igal pool rohelised New South Walesis, uues Lõuna-Walesis nii-öelda. Ja mätta lõhn oli üleval ja kevadveed vulisesid ja oli igati mõnus aken natuke lahti sõita läbi nende külade ja väljade. Siin ma olen üritanud jällegi autost filmida midagi, kuna iga hetk ei saa ju peatuda, et pilte teha. Ega Agnese juures midagi erilist ei teinudki, tegime palju teed, rääkisime juttu, tuletasime vanu aegu meelde, sõime ja vaatasime telekaid, andsime filme. Korra käisime isegi ka väljas, saime tema mingite sõpradega tuttavaks ja leidsime ka uusi tutvusi. Ei midagi erilist, see väikelinna klubide värk, aga siiski nii-öelda omamoodi mälestus. Ja varsti oli aeg jälle tagasi sõita ning siin ka nii-öelda ilusad pildid tagasi sõitmise teest alla mäge. Esimesed tööpäevad tegin, peaaegu nädala tegin tööd teises kohas pudelipoes, kus enamus ajast istusin leti taga ja panin pudeleid kotti klientidele, lõin läbi ja võtsin raha vastu. Aga siin on siis minu sünnipäeva hommik paar päeva peale Agnese juurest saabumist, kus jällegi lund sadas ja mõnus ilm oli väljas ja nii-öelda see klipp võtab kokku, kuidas ma nautisin oma autos elu. Väga mõnus oli.
ja järgmisena minu esimene GoProga tehtud lauavideo, mis on suhteliselt mõttetu sellest kiivri otsast, kuid terve rada, mis oli minu lemmikuks saanud, kuna ta oli piisavalt pikk, on sinna jäädvustatud ja seda saate muusika taustal siis vaadatagi. How come you're so much faster? You and I. Ja nagu arvata võite, siis järgnevates videotes on küll ja veel lumelauatamisklippe. Enamasti ongi lauatamine.